Tervist kõigile Rocca al Mare Rademarist. Mul on rõõm, et olete tulnud kuulama meie vestlust teemal liikumine ja tervis. Minuga koos on täna siin ekspert ja spordipsühholoog Elina peaasi.ee-st Tere! ja Rademari juhatuse liige Markus, kelle üheks eesmärgiks on anda hoogu Rademari missiooni elluviimisel terve Eesti liikuma. Tere! See teema, liikumine ja tervis, on lai ja väga mitmetahuline ning seetõttu me küsisime omaenda inimestelt, et milliste küsimustega nad ise on kõige enam kokku puutunud ja kokku põrkunud, kui me mõtleme ja räägime liikumisharjumise kujundamisest. Ja kõige enam tuligi küsimusi, mis puudutasid takistusi, barjääre, hirme, aga teine plokk küsimusi oli siis motivatsiooni, et kust leida motivatsiooni ja kuidas säilitada motivatsiooni ja ehk tänane vestlus aitab siis mõnele küsimusele ka vastuse leida. Kõigepealt alustaksin võib-olla sellest, et Markus, miks liikumine sinu jaoks oluline on? Minu jaoks on liikumisel mitu erinevat tähendust. Üks tähendus on kindlasti füüsiline heaolu ja sellest tulenevalt parem vorm ja ägedad õnnehormoonid, mis sa koged sporti tehes või liikudes üldse. Ja teine pool on minu jaoks võib-olla isegi suurema kaaluga on kogu mentaalne pool. Ehk mulle pakub ta stressimaandust, keskkonnavahetust, kodust, töökeskkonnast, midagi kolmandat, midagi neljandat. Ja võib-olla mu lemmik on spordiga kaasnev vaikus. Ehk siis üle pea läheb vaikseks, mõtted lähevad mujale ja keskendud ühele konkreetsele tegevusele. Et on vähem rööprahkemist, rohkem fookust ja keskendumist. Ja. Aga palju sa ise nagu igapäevaselt liigud ja kui suurt rolli see liikumine sinu argipäevases elus mängib? Meil Rademaris oli eelmine kuu liikumise kuu ja meil hästi äge väljakutse oli U-Moviga ehk siis sammu ja kilomeetri kogumine. Ja kui varasemad aastad olen pidanud tegema ekstra mingeid jalutuskäike või samme, et see miinimum 300 000 täis saada, siis see aasta on mul esimest korda, kus ma ei teinud mitte midagi lisaks tavapärasele trennile, et need sammud täis teha ja kaunis kummalisel kombel ka kontoriarvestuse vähemalt võitsin. Et see sagedus minu jaoks on täna kuskil 5-6 tundi nädalas, mis on minu jaoks teadlik liikumine. Ehk siis mul oma treeningkava, 5 korda käin jooksmas, meil on 2 süket. Et ma arvan, et see on täitsa tore keskmine harrastaja koormus, et midagi üle mõistuse ei ole. Ja mis minu jaoks on see aasta, viimane pool aasta, kõige suurem väljakutse on ilm. Ehk ma olen jooksnud vihmaga, ma olen jooksnud lumega, külmaga, ennast ära külmetanud, ennast ravinud selles suhtes, et see on minu jaoks on võib-olla kõige suurem muutus, et ma üritan seda teha järjepidevalt ja vaatanud sellele, mis õues ilm on. Ühe korra lindi peal proovisin, vahtisin tund aega kipsseinavalget, mitte kunagi rohkem. Ja nüüd see kevad on olnud see ootus, et saaks lõpuks soojemat ilma. Paar päeva on saanud, aga siiamaani lähed vesti, pikkade bluuside pükstega, tegelikult kibeleb juba natuke õhemaid riideid ka. Nii et kokkuvõttes 5-6 korda nädalas, 5-6 tundi, ehk tegelikult tunde üle mõistuse palju tulegi. No mina pean kohe siin ikkagi sekkuma ja tõmbama ootused allapoole, et see on ikkagi, ei saa öelda, see on ikkagi üle keskmise, see kindlasti ka palju rohkem kui seda, mis siis Maailma Terviseorganisatsioon ütleb, et mida täiskasvanud inimene, kui palju võiks liikuda, mis on siis 150 minutit nädalas, mis nad ütlevad, et on 20 minutit päevas. Ja see on, see erinevus juba kohe torkab siin silma, aga halb või mida tuleb siis silmas pidada veel, on ju see, et väga palju inimesi Eestis ja üldse üle maailma ei liigu seda 150 minutit täis. Aga täna me nendele niimoodi ei pööra tähelepanu, vaid pigem just ikkagi nendele, kes on siis on mingil moel sellise liikumisharrastusega sõbrad, võib-olla ei ole tund päevas, aga siis ikkagi tahaks võib-olla mingit siis oma harjumust uuesti taaskäivitada või leida seda motivatsiooni uuesti, et selles mõttes ei taha ära peletada neid inimesi, kes mõtlevad, et kust ma selle tunni leian või kas ma üldse jaksan tund aega järjest midagi liigutada. Ma ei taha ka ära peletada, aga minu jaoks oligi see kontrast hästi suur see aprilli liikumine, et kuigi kontoriarvestus läks mul hästi, siis ettevõtte vaates, kus meil on üle Eesti meie ägedad müügiinimesed,
olime võib-olla 50, ehk siis see nii-öelda sammude ja tundide hulk, mis me oma inimesed tegid. Ma ei tundnud kuidagi üle keskmise, ma pigem olin seal kuskil keskmise peal. Et äkki mul oli kopikas alla 600 000 sammu, meil oli seal 1,5 miljonit sammu, tõesti nagu väga inspireerivaid numbrid oli. Nii et ei taha oponeerida teadusega, aga tundub, et rademarikkad on väga-väga aktiivsed. Ja ma arvan, et see võib olla tõesti nagu ka arusaadav, et ongi inimesed tulevad ju siia tööle pigem need, kes kuidagi armastavad või hindavad liikumist või sporti, kuigi inimesed on erinevad, aga neil on mingid erinevad motiivid, miks nad siis on seotud sellise spordi või liikumisega. Ei, no see on täitsa huvitav ka, kuidas need müügiinimesed siis jätsid autod koju ja hakkasid kõik klientide juures käima jala. Või huvitav on just see nagu need tehnikad, kuidas neid sammu siis saadi täis. Lühidalt sellele küsimusele vastata ka, et seal YouMove'is, kui sa väga hästi ei näe, aga meil on Strava, mis on niisugune nagu spordiäpp, selles suhtes pole vahet, mis sa teed, natuke Instagrami moodi. Ja meil on hästi palju oma töötajaid liitunud sellega ja päris mitu õhtut või niimoodi, et vaatad, et jälle Rakveres või Jõhvis kuskil on 5-6 inimest, pood on kinni pandud, ongi läinud kõndinud seal tunnikis üheskoos. Või on olnud mingisuguseid ühisliikumisi, rabasi kuskil mujal, et mulle tundub, et pigem võrreldes ennast võib-olla aasta tagusega olin ma selgelt ebaaktiivne, nüüd võib-olla ma natuke rohkem aktiivsem, aga võttes võrdlusesse meie üle Eesti näitajad, siis on arenguruumi veel küllaga ja see minu meelest on, ma loodan ka teistele, kes seal osalesid, nagu hästi inspireeriv. Et ütleme, et kui sa kontoris töötad, siis sul on see, tuled 8 tööle, lähed 5 koju, enam-vähem nii käid. Aga kui sa graafiku alusel toimetad, see on täiesti teine väljakutse nagu seda rutiini või seda nagu nii-öelda järjepidevust hoida. Et lõpetad täna ära kell 5, okei, lähen käin trennis või lähen käin jõusaalis, mis iganes. Aga kui sul on esmaspäev, teisipäev graafik, kolmapäev vaba, võib-olla neljapäev või laupäev, pühapäev, siis mul tundub, et see nagu, et meie müügiinimesed siuksed tulemused tegid, see muidugi veel suurema nagu väärtusega kui see, et sa kuskil kontoris lihtsalt leiad selle aja ja lähed käid. Et minu meelest nagu väga suur tunnustus meie kõigile inimestele. Äge. Mina korjan siit ka kohe juba ühe sellise kiire näpunäite, mida siis kuulajad saavad endale kõrva taha panna, on see leia kaaslane, leia mõttekaaslane. See, kui on teised tiimis ütlevad, et näed, et me lähme, kus sul on jalanõud ja siis et tuled ju ka meiega, et see väike surve igal juhul alati toetab ja selline, võib-olla mitte surve isegi selles mõttes, aga just see, et mul on see keegi kaasamõtleja, ma ei ole üksi ja teisalt on ikkagi see jälle see võib-olla miinuspool või see, kus ma siin pessimistlikuna toon esile, on see, et ega siis need harjumused tegelikult ühe kuuga ei kujune. Ja see, et inimestel on see entusiasm, et selle kuu sees võtan ennast hästi kokku, see üldjoontes sellise tervisliku käitumise osas, see tegelikult ei ole jätkusuutlik tehnika. Et just, et ta ei ole see, see on kampaania ja seda on huvitav vaadata, kas need siis inimesed, kes said väga häid siin tulemusi selles kuu sees, kas nad näiteks 3 kuu pärast käivad sama palju või siis käivad ikkagi tervislikus tempos vähemalt või tervislikus mahus. Ja mulle tundub ka see 1,5 miljonit sammu ühe kuu jooksul ei ole võib-olla siuke keskmine, eriti väga tervislik, et ma arvan, et see ei ole jätkusuutlik, aga kindlasti inspireeriv, et kuidas inimene eesmärgistab endale selle sihi ja soovi nagu teha maksimumi. Et küll, aga ma küsiksin sinu käest siinkohal selle, et mis on see aeg, millal tekib harjumus? Et sa ütlesid, et 1 kuu ei ole piisav, et mis on see piisav aeg? Siin ei ole täna ei ole, need uuringud ei ole kinnitanud, tuuakse välja küll seda, et on 21 päeva, on mingid uuringud või mis on kõige enam levinud ja mis ei ole tegelikult, on nüüd ümber lükatud, aga siis mõned ütlevad, et 21 päevaga tekib ainult see mõttemustris see harjumus, et mul tuleb nagu meelde, et näed, tööpäev on läbi ja nüüd siis oleks see sammude tegemise aeg, aga ma ei ole, aga see ei tähenda, et mul see käitumine seal tekib, mul tekib see mõttemuster seal juures ja siis uuemad uuringud ütlevad 63 päeva, mis on ikkagi turunduslikult hästi ebapopulaarne otsus juba, see on väga pikk aeg, et see on ikkagi 3 kuud, et kas ma jaksan 3 kuud ennast kuidagi hoida niiviisi sellises tempos, et seda harjumust niimoodi kujundada. Aga siis on käitumisteadlased veel ka ütlevad, et ei pruugi olla alati ainult kordusse, mis mõjutab, vaid võib kujundada seda harjumust ka siis positiivne emotsioon. See, et ma märkan, et ma teen midagi teistmoodi, täna käisin kõndimas ja ütlen endale hea töö ja see aitab kinnistada seda käitumise muutust. No
Markus, sul tegelikult on ju pere ja suur vastutus tööl ja minu küsimus on see, et no tõesti, nagu Elina peegeldas, et see 5 päeva nädalas leida endale sportimise aega, et no minul on seda isiklikult väga keeruline teha pere ja töö kõrvalt, et kuidas sina selle aja enda jaoks leiad või kus sa selle võtad, selle aja? See on hea küsimus, sest mõned aastad tagasi ma kogu aeg olingi nii-öelda selle seisukohaga, et mul ei ole aega, et sellega nagu tegeleda. Küsimus polnud üldse nagu jooksmises või tegevuses, vaid üleüldse nagu olla nagu rohkem liikuda ja aktiivne. Et see nii-öelda, see palju endale on võimalik ka täna, kus ma aktiivselt teen seda, leida neid vabandusi või põhjused, et miks ma täna ei taha või mis täna valesti on või kolmandat, on palju. Aga tulles tagasi küsimuse juurde, siis minu jaoks käis see klõks läbi selle mitte harjumuse enda, vaid selle tunde, mida see tegevus minust tekitas. Ehk siis mul hakkas meeldima see tunne, mis on pärast trenni. Et ma olen küll veidi sportlase taustaga, et see on nagu tunne mulle tuttav tunne, aga kuna ei olnud aastaid nagu sellega kokku puutunud sellises heas positiivses võtmes, siis minu puhul ma arvan, see kõige suurem nagu driver, et ma tahtsin seda veel ja ma tahtsin seda veel. Ja ma pean ütlema, et ka meil kontoris kollektiivi poolt on nagu see tugi olnud alati nagu olemas ja üksteist inspireeriv, et onu, kes on minust, ma ei tea, 20 palju aastaid vanem, üle-eelmine aasta sai nagu aasta liikuja. Ja siis kui oma peas mõtled, kui 50-aastane saab heas mõttes need asjad tehtud, kuidas ise heas mõttes kehvem oled, täpselt nii mõtledki. Ja siis hakkad mõtlema selle aja peale, et kust leida aeg. Hakkad mõtlema, et et okei, et ma ei tea, 8 tundi päevas magan enam-vähem, siis käin tööl ja siis on kodu ja muud kohad. Ja siis loed näppude peal kokku, et ega tegelikult see tund aega iga 2 päeva tagant umbes leida ei ole üldse nagu suur väljakutse. Pigem see väljakutse on see riided ära vahetada, tossud jalga ja minna lihtsalt uksest välja. Ja on neid päevi täna ka, nagu näiteks eile, kus eile oli mu jaoks niimoodi, et teisipäev, kolmapäev trenn all, ehk ma tean, et neljapäev on küll taastav trenn, aga taastav trenn üldjoont see on kõige raskem trenn, sest sul on koormus all olnud. Ja mul oli nagu enda peas juba see, et tuul puhub, äkki lähen hiljem, äkki teen lastega need asjad ära, äkki teen seda, või kolmandat. Aga siis juhuslikult mul ema tuli minu juurde, et ta ühes on natuke lapsi hoida, eks ma tõmbasin riided selga ja läksingi. Et selles suhtes eile oli pigem see, et juhuse kombel tekkis võimalus, et ema hoiab lapsi ja siis mul nüüd pool tundi nagu kulutan aega mõistlikult ja nii läkski. Aga kus see aeg tuleb? Kompromissid. Et meil kõigil on, ma arvan, eelistust, millal me tahaks midagi teha. Mõni tahab teha tööd õhtul, mõni hommikul. Mõni tahab teha trenni õhtul, mõni hommikul. Ja peab kohanema selles suhtes. Minu lemmik kellaaeg trenni teha on kell 11. Pika puuga. Käisin laagris. Hommikul ärkad ülesse, sööd, hommikujooks, puhkad, natuke magad, lähed trenni, ideaalne elu. Aga kui nüüd esmaspäevast reedeni kell 11 käiks nagu trennis, siis ma kujutan ette, et segaks ma arvan nagu kaaskolleegide tööd päris palju, et me ei ole saadav, koosolekud peab sättima ja nii edasi. Ehk siis kompromissi. Tahaks hommikul käia, mis on mu teine variant. Hommikuti mul on üks laps vaja lasteaeda viia, üks kooli viia, ehk ka ei mängi välja. Kell 5 ei viitsi minna liiga vara. Siis on õhtud. Ja sa oledki, et see on just parim variant selles suhtes. Ja nädalavahetustel tõesti hommikul 10-11 vahel käin ja see on minu jaoks nagu see enda premeerimine. Et ma nagu esmaspäevast reedeni kannatan ära need õhtused ja nagu peale tööd, väsimused ja asjad. Aga ma juba peast tean seda, et kuna reedel on puhkepäev ja laupäev on raske trenn või pikk trenn, siis ma laupäeva hommikul ma vaimselt nii valmis, et ma lähen nautima. Ja see on minu jaoks see, mis võib-olla pakub seda motivatsiooni, järjepidevust, et on need trennid, mida sa naudid sajaga. Neid ei ole palju, aga kui igas nädalas ühe leiad, siis minu jaoks on nagu see, mis pakub motivatsiooni ja annab selle motivatsiooni mitte trenni teha, vaid prioritiseerida seda aega sinna alla. Sa alati on mingeid muid asju teha. Kinno minna, murul lõidata, ma ei tea, maal käia, kellel iganes, mis hobid, teised, kolmandad. Pikk vastus, aga lihtsalt see minu jaoks on selline huvitav teekond. Lihtne öelda prioritiseeri aega, aga seal taustal minu meelest on nii palju kihte, millega nagu oma peas natuke võidelda, maadelda, siis panna paika ja kinni hoida.
minu meelest on nii äge just sellise isikliku elu näite pinnal nagu vaadata, mis seda mõjutab ja natukene ju see ka, et noh, esiteks see perekonna toetus või lähedaste toetus, nad teavad, nad on juba võtnud selle riski, no ma ei tea, kuidas lapsed hiljem nagu seda ütlevad, et näed, isa on sportlane, midagi pole teha, see tuleb arvestada sellega, et noh, et inimene tunneb ennast paremini, kui ta on teinud trennid ära, et siis on, et need teised, see võib-olla see liigne pinge, kui on trenn tegemata, see ka avaldub, aga ei pea minema nii isiklikuks. Ja siis noh, et just, et perekond on harjunud, lähedased on harjunud, et ei ole nagu siis mõtet temaga vaielda, kui tal on kell lööb, on vaja trenni minna, siis on vaja minna. Ja seal teiselt poolt on ju noh, väga mitmetel inimestel ei ole seda, et kui nad ei ole harjunud, neil ei ole sellist nagu minapilti, et peaks tegema trenni, siis noh, teised lähedased ka küll, mis nüüd hakkasid mingit kõndi tegema või et sa ei ole ju, mis jooksja sina oled, mis nüüd lähed kuskile, ma ei tea, mai jooksule, et see on nagu seotud sellega, et lähedased avaldavad mingeid sõnumeid või avaldavad mingit noh, kas imestust ka nagu, et sina nüüd selline eesmärk. Et ja teine, mis on selline tore ikkagi mõttekäik, on just see premeerimise osa. See, et mul on midagi oodata, et ma kannatan need ära, aga mis on klassikaline sportlase mõtlemine, no, et see on, ma ei tea, kas klassikaline on halb nagu sildistada, aga noh, see on nii see, et ma olen nõus ennast panema valusatesse kohtadesse, ma kohanen, ma teen seda ebamugavaid olukordi selleks, et saada mingil hetkel seda tasu. No see minu tore klassikaline näide on ikkagi see vahukommi katse, mis on populaarne või ilmselt inimesed ju ka teavad, et kui lastele anda see vahukomm, öelda, et see on 10 minutit ootad ja siis, kui ma tulen 10 minuti pärast tagasi, kui sul on see vahukomm alles ja puutumata, saad teise juurde. Ja siis seal on nagu see mõttekäik, et ma julgen arvata, et sportlane või inimene, kes on, ja seda see uuring ütleb, et edukamad inimesed on need, kes lapsepõlves jätavad selle vahukommi alles, et nad suudavad selle mõnutunde lükata edasi. Ja siis noh, ma ei tea, mis see mõnutunde edasi ja lihtsalt see, et noh, et ma jaksan kannatada, ma tean, et pärast tuleb see teine preemia veel. Aga väga põnev, et tõesti see vahukommikatse ka, et kui suur protsent lastest ära sööb selle vahukommi? Nüüd on niimoodi numbrite osas on võlgu, aga lihtsalt see on selle pikemaajalise uuringu mõju oli just see, et või tulemus, mida leiti on see, et need, kes kannatavad pikemalt, nemad siis on pikema või edaspidises elus on edukamad, et pigem juhikohtadel, pigem siis on saavutanud need oma eesmärgid, mida nad tahavad. Ei pea olema sportlane, aga minu jaoks see kõnetab just see, et see on selline sportlase sihuke väike kiiks heas mõttes. No, mina kuulsin praegu kahte asja, mis minu kohe nagu tärgatas mõte, et tahaks nagu rohkem uurida. Et üks asi oli see minapilt, mille sa sisse tõid, et kuivõrd peab sinu enda minapilt olema nagu sellele liikumisele orienteeritud või seostatud, et selles edukalt siis niisugust tervislikku liikumisharjumust edendada. Ja teine teema, mis selle katsega seoses, et see eesmärgistamine, et ma tean, kui ma sean endale eesmärgi, siis see tulemus on nagu mul teada, juba ma nagu prognoosin seda endale ja see nagu nauding siis on topelt suur, on ju. Et kui oluline selline minapilt ja eesmärgid üldse nagu liikumises on? Ma tulen selle minapildi või identiteedi juurde kõigepealt, mida on siis ka käitumisteadlased on tegelikult toonud välja, et see on see üks asi, mis inimesi käivitab, et nad ütlevad endale, et ma olen seda sorti inimene ja see ei pea olema üldse see, et ma olen seda sorti inimene, kes liigub või et ma olen see sportlane või, aga et noh, ma olen seda sorti inimene, kes ei raiska raha. Järelikult, kui ma olen spordiklubile maksnud liikmemaksu, siis ma kasutan ära selle. Ja ma arvan, et väga suur hulk inimesi, kes maksavad seda spordiklubi maksu ja siis nad vaatavad, noh, et minu jaoks enda jaoks on olnud ka ühe loo ajal käivitaja, et ma olen ka pigem ikka pean ennast liikumisharrastajaks ja noh, aga see suvi on vahel ja siis on vaja leida nagu seda mingit uut hoogu ja ühel aastal oli tõesti see, et siis poes oli alla hinnatud retuusid ja siis ma ostsin
ja siis mõtlesin, et nüüd on juba raiskamine nagu need kappi jätta. Et need on mingid sellised olukorrad, et noh, ma siin ei hakka kommenteerima enda raha kulutamisharjumusi, aga noh, see mõttekäik, milline inimene ma olen enda meelest ja kas, et ma olen enda meelest siis, kui ma olen tervislik inimene, siis ma järelikult ka nagu panustan sellele, et mul on see mingi liikumisharrastus või treeningu siis harjumus või ja siis, aga see käib veel komplektis, et kui ma olen tervislik inimene, siis ma olen toitun tervislikult ja siis veel, ma ei tea, püüan magada tervislikult või nii nagu minu jaoks hea on või kui on identiteediga seoses, ma olen hea lapsevanem, tahan olla hea eeskuju, siis on ka see, et mida ma pargis teen lastega koos, et seda laadi see käitumine muutub. Ja see on tõesti ka üks üleskutse, et inimesed võiksid mõelda, milline inimene nad millised inimesed nad tahavad olla ja siis liikuda vähehaaval, tõestada endale, näed, selline inimene olengi. Nii tore. Väga-väga lahe. Kuidas sinul selle minapildiga on ja liikumisega? Ma arvan, et see minapilt on päris kompleksne meil kõigil, aga see ikkagi vähemalt ma ise tunnen, et see on nagu lapsepõlvest või sealt nii-öelda keskkonnast, kus ma nagu kasvanud ja keskkond, kus ma kasvasin, oli sport ja liikumine nagu oluline. Ja ma mäletan väga hästi, et ma ei mäleta, kas see oli ema või isa või keegi teine, aga ühesõnaga on jube hästi meelde, et käi koolis, tee sporti ja siis võid kõike muud ka teha. Ja sealt ma arvan, see nagu alguse nagu heas mõttes nagu sai. Loomulikult ma pean nagu megalt tänama nii oma ema kui ka ema-isa, kes mind siis nii-öelda kooli ajal viisid kas siis siit Kakumäelt või pärast kesklinnast, pärast ühesõnaga elasin Kakumäel, mul oli trenn hästi pikka aega oli Pirita topis. Ehk siis sealt see pikk tee koju, sinna mine, kõik need muud kohad. Et see mitte nagu ei tekitanud nagu mind kohusetundlikkust, vaid see tekkis päris kiiresti peale ühte korda, kui kuskile trennist ära põgenesid, emas üles leidsid, päris piinlik oli. Aga sealt edasi see nagu minapildi defineerimine kõige rohkem mäletan väga hästi, kui ma gümnaasiumis vahetasin kooli, niimoodi, et ma sain käia trennis hommikuti ja trennis õhtuti, et see oli võib-olla see koht, kus see koormus oli kõige suurem. Ja siis ma võin küll öelda, et see enda defineerimine sportlase oli väga domineeriv ja ma täna ennast nagu päris läbi sportlase nagu ei defineeri, ma ei tunne, et ma päris seda veel olen ja kas ma tahan seda lõpuni olla, ma ei tea. Aga mis mind nagu täna defineerib rohkem on nagu see eeskuju, mis ma tahaks nagu, mida ma tahan oma nii-öelda 3 lapsele siis nagu ja ka oma pereliikmetele nagu nii-öelda siis pakkuda. Et noh, et ma küll ei ole ka nüüd enam 18, 30-aastane, ka enam esimeses nooruses pole, pean enne trenni soojaks ennast võimlema, nii edasi. Aga kuna mul on 3 last, 3 kutti, 3 poissi, et seal ikkagi mäletan hästi ise, et kuigi mu perekond mängis korvpalli, ma ujusin, siis ikkagi sport ise oli nagu au sees ja mitte isegi niivõrd see, et sa pidid võitma või olema parim, vaid see, et sa tegid seda. Ja see on midagi, mis on külge jäänud ja mida ma tahan nagu omalt poolt nagu edasi kanda. Ja kuna mul oli vahepeal päris palju aastaid, kus ma sellega aktiivselt nagu ei tegelenud teadlikult, siis pigem ma tunnen, et ma heas mõttes nagu ennast uuesti üles nagu leidnud ja veidi tahad defineerida läbi sportlase, natuke ikka. Aga ma arvan, et see on niisugune veel natuke mõrus, magus tee, mida käia, aga siia ma olen nagu meeldinud. Ja ma arvan, läbi spordi on, või mitte läbi sportlase, vaid läbi teadliku aktiivse liikumise on nagu hea ennast defineerida, sest see mingis mahus muutub elustiiliks. Et sa nagu rohkem oled teadlik oma toitumise osas, oma une osas, oma teiste harjumuste osas, on see, noh, jumal tead, ma ei tea, alkoholist, ma ei tea, milleni välja, kui tabuteemadest ka rääkida. Et see ikkagi nagu distsiplineerib natuke rohkem olema teadlik, et su keha oleks nagu hästi hoitud, su on üks keha, hoia seda, nii et ma arvan, et see minapilt on kompleksne, aga aktiivne liikumine on nagu täna kindlasti kinnitanud kanda, et sinna jääda. Minu meelest on see on just nii hea nagu see praktiline näide, just see võtte ka, et noh, et kuidas ma teen oma igapäevaseid eluvalikuid ja see lähtub sellest, mismoodi me iseendast mõtleme, mis see identiteet on, et just, et kas see, ma ei tea, kui pikalt õhtul pidutseda on ju, siis või mida see sportlane selles olukorras teeks, või noh, ma arvan, siin on lapsevanema roll ka on ju, aga see, et noh, mida siin sportlane teeks, sportlane läheks tegelikult veidi varem nagu magama ja tekitaks selle puhkamise hetke endale, et seal.
et see on väga, aga noh, et just, et me toome siin selle sportlase näite, aga tegelikult igalühel on see oma mingi pilt iseendast, milline inimene ta tahab olla. Aga kui palju sina pead endale eesmärke seadma, et kui sa nagu, ma saan aru, et sa nagu, sul on trennigrupp, kellega koos sa käid liikumas ja sul on juba tekkinud see kogukond, kes siin nagu kuidagi kaasas nagu veab ja kohusetunne, aga kui palju sa ise endale eesmärgistad seda, et ma pean nagu liikuma miinimum nii palju, maksimum nii palju, et ikkagi tulevad ju haigused, muud takistused tõesti pere näol, lapse näol, et võib-olla on vaja prioritiseerida hoopis nagu mingeid muid asju, et palju eesmärgid sind aitavad liikumises? Ma arvan, mul on päris hea kogemuslugu nagu jagada, siis kui ma alustasin aastaga tagasi, siis ma esimesed 6 kuud tegin nii-öelda oma peaga. Ehk ma küll nagu jooksu trennis suurt midagi ei teadnud, aga kuna ma võtsin seisukoha, et see on suhteliselt sarnane ujumisega, et põhimõtted on sarnased, ma hakkasin toimetama sealt. Ja siis oli küll neid hetki nagu, kus see trenni tegemine oli küll järjepidev, aga ta oli juhuslik. Vahest esmaspäev, vahest kolmapäev, vahest reede, vahest pühapäev, vahest hommik, vahest õhtu. Ja mingi hetk ma nagu tundsin selle hetke ära, et see nagu oli jätkusuutlik. Et läbi selle nagu oma muud elu planeerida oli päris keeruline. Siis ma jõudsin selle treeneri juurde. See huvi tuli nagu lõpuks sellest, et ma tundsin, et ma olen valmis ennast premeerima, et ma olen piisavalt erepidev olnud, et kui ma lähen kirjutan talle või saan ta kokku või lähen esimesse trenni, et see ei lõppe sellega, et ma olen 2 nädala pärast ära kadunud. See on minu jaoks nagu hästi suur nagu hirm, et kas ma olen valmis enda jaoks järgmist sammu astuma, et ma olen piisavalt erepidev, et võtta seda kui trennina. Sest oma inimtüübilt mul on enda suhtes kõrged ootused ja see oli miskit, mida ma üritasin nagu hästi teadlikult siis enda jaoks läbi mõelda, et see hetk on käes. Nüüd, kui on nii-öelda treeningplaan, siis mul on päevad paigas ja ma olen seda nüüd 2 korda ka muutnud. Ja mis see nagu päevad paigas nagu aitab, on minu jaoks esiteks see, et aja prioritiseerimine. Ma tean seda, et teisipäev mul on trenn, seega mul on mingid asjad, mis ma pean tegema, et ma teisipäev saaks trenni minna. Kas see on lastele hoidja leida, kas see on, ma ei tea, õigel kellaajal kuskile minna, miskit ära teha, et see, et mul on päevad paigas, isegi nagu ei tähenda seda, et ühesõnaga, oluline pole see, mis trenn mul sel päeval on, oluline on see, et ma sellel päeval lähen trenni. Ja see on minu jaoks nagu teinud nüüd selle asja nagu lihtsamaks. Algus oli mul niimoodi, et mul oli päevad natuke teistmoodi ja ma tundsin, et see ei tööta mu jaoks, mul oli originaalis või mul trenn ka reedeti. Aga kuna reedeti on tihtipeale kas lasteaias kellelgi sünnipäev, koolis kellelgi sünnipäev, ehk tuli elu sõitis sisse nii tihti, et ma hakkasin nagu tegema reedesteni laupäeval. Ja siis see laupäeval ja pühapäeval trenn omavahel kokku nagu ei mänginud. Rääkisin Viljariga, treeneriga, et teeks nagu ümber, et ma tahan reedet vaba, et ma nõus tegema laupäev, pühapäev, aga reede on vaba, et see on elu nii palju, ise ka nädalast rohkem nagu väsinud. Ja nüüd ongi nii jäänud, et on päevad paigas, tean arvestada, pere teab arvestada, et see on nagu integreerid selle oma ellu lõpuks nagu ära. Seega see on minu pikk vastus selle toredale küsimusele, et kui ma saaksin kellelegi soovitada, et siis mulle tundub, et see on hästi hea variant, et pane endal need päevad paika, pea sellest kinni ja kui sa tunned, et see ei tööta, jumala eest muuda seda. Mõni inimene arvab, et on hommiku inimene, siis ta vastab, et ta ei ole. Tee siis õhtul, tee lõunal. Mõni tahab laupäeval, mõni neljapäeval, et ära pane endale nii-öelda neid raame ette, et see peab nii olema. See on minu meelest nagu kuidagi ahistav ja piirav või pigem lihtsalt jah, leia enda jaoks, et toimib loogika. Ja psühholoogina saan kohe siin märgata seda eesmärkide seadmise vajalikkust ja siis spordipsühholoogias on ju see eesmärgid on hästi üks väga konkreetne võte, kuidas siis saada sihipäraselt mingit tegevust teha. Siis ilmselt on kuuldud, inimesed on kuulnud ka SMART eesmärkidest, ma ei hakka siin seda nüüsi lahti seletama, aga siis üks mõttekäik on kindlasti see, et eesmärk saaks olla nagu mõõdetav või see, et kuidas ma aru saan, et ma olen sinna kohale jõudnud. Et siis mõnes mõttes need nädalapäevad on hea mõttekäik, et ma saan aru, et teisipäeval kas on trenn tehtud ja siis mis päev need järgmised päevad on, et siis ja siis on aga teine mõttekäik, et see kommentaar just, et see, et ma valisin alguses selle ja siis ma saan aru, et see ei tööta, et see on ta ei ole tegelikult väga mõõdetav,
aga et see on ju see nagu mõttekäik, et kuidas ma ära tunnen, kas see töötab, mille järgi. No, et kui siin oleks psühholoogilise nõustamise sessioon, mida siin ei ole, aga et noh, seal on mind nagu siis just sellise käitumise uurimise poolt mind nagu huvitaks, et inimene laiendaks rohkem, mille järgi sa ära tunned selle, sest siis, kui inimene selgitab, mille järgi ta ära tunneb, siis see aitab tal nagu seda mõõdetavust rohkem seada ja siis ta saab aru, et jah, vot see on see asi, mis nagu mõjutab või see on see, nii ma saan aru, et nüüd on hästi. Noh, samamoodi, kuidas ma aru saan, kas on trenn hästi tehtud. Täna oli hea trenn, noh ja siis mis see tähendab? Lisa see mõõdetavus sinna, siis seda järgmine kord seda nagu paljundada või kergemini ära tunda. Ja täna oli ka hea. Ma võin ka selle originaalküsimused vastuse ka anda. Eesmärkide seadmise koha pealt. Minu jaoks ei ole täna nagu otsest eesmärki joosta mingi aeg või võita mingisugune koht. Minu esimene eesmärk oli järjepidevus algust lõpuni, et ma pean sellest kinni ja olen enda suhtes nii-öelda aus. Et kui see koormus on liiga suur, tõmban tagasi, kui koormus on liiga väike, olen märku, et tahan rohkem selles suhtes nagu teha. Mis minu enda jaoks nagu on huvitav nagu nii-öelda arvet pidada, on just need trennide arv. Kuna trennid on niivõrd erineva nagu loomuga, et seal nagu iga trenni puhul on nagu erinev nii-öelda eesmärk ja siis ikka enne trenni sa tead, mis sa tegema pead, sa annad tagantjärgi hinnangu, see läks hästi või halvasti. Ja see ei ole see koht, kus mul nagu kuidagi eesmärk või motivatsioon ära kaoks. Aga mis minu enda jaoks hästi põnev on nii-öelda, kes natuke rohkem võib-olla jooksevad, sörgivad, on see nädalane kilometraaž. Ja see on küll midagi, mis minu jaoks on nagu väga tugev nagu driver, et kui ma saan oma plaani, mis on 4 nädalat, siis esimene asi, mis ma teen, võtan kalkulaatori ja löön kokku selle kõikide trennide kilometraaži. Et ma enam-vähem saan aru, et okei, et see on see ootus, kas ma pean rohkem tegema, kas ma pean vähem tegema. Et ma arvan, et see on nagu hästi paljude jaoks, ma loodan nagu lihtsam eesmärgistamine kui see, et ma pean tegema midagi, kas X nagu mingisuguse aja, nagu mingi ajaraami sisse, kas jooksma kiiremini, aeglasemalt, versus see, et sa eesmärgistad nagu trenni ennast. Sest kuna ma olen võistlustel olnud edukas ja ma olen võistlustel ka läbi põlenud, siis mulle endale on kuidagi hästi jäänud meelde see, et mu enda puhul ma tunnen, et minu jaoks üle eesmärk see, et ma lähen jooksen mingi ajaga, vaid kui ma lähen nii-öelda võistlema, siis minu jaoks on oluliselt tunne. Kui ma tunnen ennast, et ma jätsin kõik sinna rajale, mis ma leppisin endaga kokku, vahet pole see aeg. Ma olen rahul endaga. Aga kui ma tunnen ennast, et see ei olnud see pingutus, mida ma peaks tegema, pole vahet, mis aeg oli, siis ma olen endast nagu pettunud selles suhtes. Et minu meelest see eesmärgistamine, vähemalt minu jaoks on mitmekihiline, on see, kuidas ennast nagu heas mõttes hoida järjepidevalt trennis. Ja see on see pool, et kui sul on üldse mingi mõõdupuu või mingi hetk, kus sa tahad teada, kas sa oled paremaks saanud või ei. Ja eesmärgid minu meelest nagu pikema perspektiivi eesmärk on, vähemalt ma täna tunnen hästi valik mu jaoks. Ma olen ennast 2 maratonile kirja pannud ja ilmselgelt see kuskil kuklas mind nagu sunnib mõtlema selle peale, et minu jaoks pole oluline minna läbida maratoni, et see ära teha. Ma tean, et ma lähen täna panen jooksnud ossud, ma lähen jooksen selle ära. Minu jaoks on oluline tunne, millega ma teen seda, et see peab olema õige. Ja see on see, mis minul nagu annab selle eesmärgistamisele nagu motivatsiooni eesmärgistada ja lahti mõtestada seda, et mis minu jaoks peale lõpuks on oluline. Täna on kilometraaž ja see maht, sest ma tean, et siis mul aasta lõpus on kergem parem olla ja ma olen siis oma sooritusega nagu rohkem rahul. Ehk siis eesmärkide seadmine minu meelest on üks ülipõnev teema, kus on peaaegu igal ühel mingi erinev mehhanism ja kindlasti on neid mustreid, mis on korduvad. Ja siin joonealuse märkusena ütlen, räägib sportlane, kes on väga pikka aega teinud tööd eesmärkidega, et seadnud siin, et just, et ma tunnen ära, mis see tunne on inimene, kes on võib-olla ikkagi pigem liikumisharrastuse, võib-olla algaja sportlane, tal ei ole see selge info, nagu mis see tähendab, mis tunne on igal juhul alati enne esimest või pärast esimest trenni on alati vastik ja see ongi normaalne, et see on ebameeldiv protsess ju ka ja hakata mingi uue asjaga pihta. Et
et see on nii tore, kuidas sa räägid seda, et see on nii põnev, see eesmärgistamine, siis on seda laadi eesmärk, see peaks olema niimoodi ja naamoodi ja tahan lihtsalt öelda, et kui see tundub inimestele segane, siis see on väga normaalne. Aga et see mõttekäik ikkagi, et mõelda lihtsalt ja seda saab eesmärkide seadmist saab ju harjutada ka mitte ainult siis jooksmisel või liikumisharrastuse osas, vaid lihtsalt ka selles osas, et noh, mis mu tänase päeva nagu eesmärk on või lähen koosolekule ja mis mu eesmärk seal on, jääda rahulikuks või tulla ära hea tundega ja siis mõelda ka, mis see tunne on, millega ma sealt ära tulen, et lihtsalt see on selline nagu ka eesmärki seadmise nagu lihas natuke. Et mitte, noh, ei taha täna siin nagu üle liiga teoreetiliseks minna, et selle juurde saab rohkem uurida, aga lihtsalt see, ma arvan, see eesmärkide seadmise lihas on nagu just see tore, et ta aitab nagu veidi mõelda, miks ma mingeid asju teen. No Markus, kes on tõesti võib-olla natukese üle keskmise innukam spordimees või liikuja, et kuidas ta ise siis ennast defineerib, et temal on see tasakaal võib-olla kuskil mujal punktis täna. Aga kui me räägime sellisest tervisesportlasest või inimesest, kes mõtleb, et nii kuulasin seda nagu vestlust, tahan olla sportlik või tervislik inimene, tahan liikuda see 20 minutit päevas näiteks, et mis need kõige levinumad takistused on üldse, et sa ütlesid ka, et sul on mingid takistusi olnud või et tahaksin minna hommikul, et siis ma hommikul ei saa minna, siis jätan minemata või mis need barjäärid inimestel veel nagu on, et millega inimesed põrkuvad? No ma arvan, see üks ikkagi on see enda sisemine mõte, kas ma tulen sellega toime, kas ma saan hakkama, kas see asi, kuhu olukorda ma olen ennast pannud, kas see üldse kuidagi nagu siis, et kas mul on üldse piisavalt ressurssi, piisavalt jah, et seda nagu toimetulekut seal ja see võib olla selles osas ju ka, et noh, et kui on täitsa esimene kord, siis see ärevuse tase on seal palju kõrgem võrreldes sellega, kui ma tean, et noh, enam-vähem, no siin on see enesekindlus juba ju on see, et ma tean, maratonile panin ennast kirja, ma tean, jooksen selle läbi, noh, et see ja see, noh, see näitab, et inimesel on mingi kogemus varasemalt, ta teab, et ta selle pinnalt nagu selle igal juhul teeb ära, aga kõikidel ei pruugi seda enesekindlust seal olla, et see barjäär igal juhul siis seal on ja on kuidagi aus seda endale ka nagu märgata või tunnistada, et näed, mul selline hirm on. Ma arvan, et ma ei tahtnud üldse kõlada ülbelt, aga võib-olla kõlasin, aga see on olnud minu jaoks nii-öelda 12 kuu nagu protsess, et kui ma lähen nagu aastaga tagasi ja mõtlen nagu nende hetke hirmude peale või nagu põhjuste peale, miks seda mitte teha. See nimekiri on pikk selles suhtes. Esiteks väga samastun selle mõttega, et kas ma üldse saan sellega hakkama. Et ju, kui sa millegi uuega alustad, pole vahet, kas on nagu sport, hobi või ma ei tea, muudad karjääri, kandideerid uude kohta tööle. Seda teadmatust on nii palju, nagu meeletult palju. Ja mis ma enda pealt nagu tunnen, on see, et ikkagist mitte niivõrd sotsiaalne surve, aga ikkagist mõtleda, mis need teised nagu arvavad, mis need teised mõtlevad. Et minu nagu on täiesti aus lugu nagu jagada, et kui ma esimest kord läksin öelda siis jooksuühistrenni, see oli siis nüüd 6 kuud tagasi, siis närv oli ikka meeletu sees. Esiteks, no, kas ma saan hakkama, mis seal tehakse, kas nad vaatavad mind imelikult või mitte, sest sa ju tead, et sa lähed keskkonda, kus on sinust nagu kogenevad, paremad, kiiremad sportlikus mõttes ja see oli minu jaoks võib-olla nagu kõige suurem nagu positiivne meeldetuletus, kui lõpuks sinna kohale jõudsid. Et see on ju see keskkond, kus on inimesed võib-olla sarnaste huvidega ja nad toetavad, nad mõtlevad kaasa, nad annavad nõuandeid, nad on nagu selles suhtes samastuvad sellega, kus sa oled. Ehk igaüks on ju kuskilt alustanud. Et see ei tähenda seda, et ma nüüd täna läheks mingit uut hobi tegema sama enesekindlusega. Ei, andke mulle kätte tennisereket, mul on täpselt sama asi, et kas see treener on nagu okei, kas ma saan pallile pihta või ei saa pihta. Et see nii-öelda minu meelest see kõige suurem nagu koht või kaks kohta. Ja endalt küsida, et miks ma tahan seda teha, see miks aja jooksul muutub. Ja minu meelest see, et see muutub, on see, mis pakub sükest nagu motivatsiooni ja võib-olla natukene sükest rohkem lihtsustab eesmärkide seadmist. Ja see teine pool ikkagist, mille ma saan enda kogemusele baseeruda, on see, et need hirmud alati midagi uut tehes on tegelikult sama mustriga. Vähelt ma enda pealt tunnen, et see pigem nii olnud.
ja niipea, kui sa tabad selle hetke nagu ära, et kuule, et miks sa nagu mõtled üle, sul ei ole mitte midagi kaotada, sa lähed proovid midagi uut. Siis kuidagi rahuneb nagu meel maha, koha peal ikka ärevus, närv sees, peod, käepesad higistavad ja on niisugune ebamugav nagu olla. Aga see läheb kõigil mingi hetk üle. Kellel varem, kellel hiljem, aga see mugavustunne nagu tuleb 100%. Ja see on minu meelest nagu see koht, kus on juba täna tuua hea võrdlusmoment. Ma ei ole kuidagi staažikas seal nii-öelda trennis, aga see kevad on uued inimesed tulnud ka peale ja sa näed neid samu nägusid, samu hirme, samu küsimusi ja sa tunned ennast väga hästi, et vaatamata selle lühikesele perioodile saad sa kuidagi teistele mõne lause või ma ei tea, ergutuse või mõne sõnaga pakkuda niisugust väikest meelekindlust, mida mulle pakuti. Et see kommuuni või see väike sotsiaalne surve nii heas kui halvas mõttes on midagi, mis minu meelest nagu teeb liikumise lihtsamaks. Ehk kui sa leiad neid inimesi, kellel on sarnased hobid, sarnased huvid, siis see nii-öelda keskkond toetab ka sind rohkem, et olla järjepidev ja leida seda motivatsiooni ka nendel hetkedel, kus endal see otsa saab. Nii tore ja siin on just need spordiklubid ja need inimesed, kes üldse organiseerivad liikumisharrastust, ka erinevad kõnnigrupid ja jooksugrupid erinevates kogukondades. No siin on kohe see enda jaoks kodutöö on vaja ära teha. Kuidas me toetame neid, kes tulevad esimesel korral? Minu enda kogemuses, mina siis ka liitusin mõni aasta tagasi enda jaoks uue spordiklubiga ja täpselt need samad hetked ka, et inimene see oli suveperiood, nii et meil ainuke inimene trennis. Ja see oli eriti nagu hea veel. Ja siis oli niimoodi, et aga tänu sellele treenerile oli see tõesti, et ma tegelikult jäin sinna sellesse klubisse, sest nad tõesti viis mind käe kõrval nagu, et siin on see treeningsaal, siit saad vett võtta. No ma tea, mul ei ole vaja isegi vett võtta, nagu ma tean, kus kraan on. Aga et ta näitas nagu siin on täna on vähe inimesi, see on normaalne, et siin on vähe inimesi. Praegu on suveaeg, sa oled igal juhul teretulnud. Ma alguses mõtlesin, et nad on saatnud mingi administraatori mulle. Sinna, et ta ei ole isegi päris treener, ta lihtsalt nagu, ma ei tea, teeme ära paar harjutust, et ega ta nagu nii palju ei jaksa. Aga ei, osutus ikkagi treeneriks ka õnneks, nii et meil oli väga tore trenn ka. Aga et see on asjaolu, mida me alahindame. Me mõtleme, et see on nii tore, et me teeme oma mingi teenuse, meil on nagu hea see läbimõeldud, aga treenerite pool, see sotsiaalne pool, see, et öeldakse tere tulemast, see, et kui sa oled esimest korda, see on okei, et nagu närveldab ja peopesad higistavad, et see käitumise muutuse osas see on nii oluline, et inimesed selle poole tähelepanu pööraksid ja see on nii tore just kuulda, et on selles grupis on seda üksteise toetamist ja seda, et jaa, oled esimest korda, nii tore, miks sa tulid, mis sind innustab? Ja tegelikult see esimese korra nagu trenni mineku hirm on, no mul tore, et sa tõid selle tennisereketi nagu siia üldse vestlusesse, et mulle täiega meenus see, et kuidas ma mäletan, et ma otsustasin, et nüüd ma lähen siis sinna tennisetrenni, võtsin ühendust treeneriga, et nüüd ma tulen, leppisin kokku ja minu kõige suurem mure oli see, et oh my god, et kuidas ma lähen seda tennist nagu õppima, pole varustustki. Täna nagu aastaid hiljem, kui ma olen seda tennist mänginud, siis ma sain aru, et ega tegelikult, kui ma endale üldse reketit valima hakkasin ühel hetkel, et mul läks mitu kuud enne, kui ma leidsin selle reketi, millega ma päriselt tahan mängida, et see, et sul ei peagi esimesel korral olema mingi ülikift ja vinge tippklassi varustus, kus sa tegelikult ei tea, kas see treening ja see spordiala üldse sinu jaoks nagu on ja kas sa jääd seda nagu mängima on ju, või tegema, et võib-olla avastadki, et issand jumal, et see reketisport ei ole üldse minu jaoks, et sa ei pea nagu investeerima sinna nii palju nagu aega, muret ja nagu ka raha on ju lõpuks, et aga ma mäletan seda tunnet nii hästi, et nagu kuidas ma lähen tennisehalli, seal on kõik kindlasti nagu väga fancy'd nagu või giftid nagu tenniseriided ja kõigil on tennisevarustus ja spetsiaalsed tossud, et kuidas ma lähen oma mingi jooksutossudega tennise nagu halli, et kas ei ole nagu imelik, aga päeva lõpuks nagu saab selle jooksutossuga ju ka esimese trenni nagu kindlasti tehtud, et ei pea olema kohe kõik nagu on spot.
ja see on üks asi, mida Eesti kontekstis sageli jagatakse, on see, et ma pean minema väga nagu heade vahenditega või heade selliste asjadega juba trenni kohale, et siis kirikuõpetaja Annika Laats on oma raamatus hästi toredasti kirjeldanud seda, kuidas ta läks esimest korda spordiklubisse, et mis jalanõud peavad olema ja millised kotid, kuidas inimesed teavad, kuidas kapi uks lahti käib. No, mis on nagu sellised täitsa nagu inimlikud küsimused ja ma arvan, et ongi selline nagu tekitab seda ärevust enne esimest korda ja teine ikkagi väga selge selline uskumus või piirang, mis takistab, on ju see, et ma pean olema juba vormis, kui ma trenni lähen. Ja mis on nii, kui nagu kõrvalt vaataja või see kaine mõistusega mõelda, see ei ole ju mõistlik. Miks sa siis lähed üldse trenni, kui sa niikuinii oled vormis? Aga see on vaja kuidagi, et on teha juba vaja eeltööd ja siis on nagu see, et nüüd ma olen valmis minema. Markus, aga sa rääkisid sellest tundest, mis sul nagu trennis tekib ja need käivitajad. Mis on sinu käivitajad selleks, et järjepidevalt siis seda trenni teha ja harrastada? Ma ütleks niimoodi, et need käivitajad on erinevatel hetkedel veidi erinevad. Et kui sul on see periood, kus sul on kõrge motivatsioon või ütleme, mitte kõrge motivatsioon, et sul on hea tunne, sul on et sa oled sellisest nagu sõiduvees, et sa oled juba alustanud, sa oled juba ära harjunud ja sul on mingi esimene harjumus tekkinud, siis see nagu juba mõte trenni minekust on minu jaoks niivõrd motiveeriv ja käivitav, et ma lihtsalt tahan seda nagu teha. Ja nüüd sinna kõrvale tulevad need perioodid, kus sul ei ole seda nagu tunnet, mida ei ole mul olnud viimased 3 nädalat, siis on see motivatsioon nagu, ma ütleks 0, aga ikkagist madal. Ja siis tuleb minu jaoks nagu mängu see distsipliin ise. Et ma leppisin kokku, neljapäeval on trenn, ma lähen neljapäeval trenni. On kehv olla, lasta olla kehv olla. Et ma nagu üritan ennast lasta mitte segada sellest, et iga trenn või iga hobi või iga päev ei saa olla ideaalne. On paremaid ja on kehvemaid. Ja kui neid kehvemaid ei ole, siis ma isiklikult ei oskaks hinnata neid häid tundeid rohkem. Et see on minu jaoks kuidagi elu paradoks natukene, et selleks, et mõista tunda ära head hetked, on neid kehvemaid ka vaja. Ja üritangi selle koha suhtes olla endaga aus, et kui ma võtaks seisukoha, et kõik alati õnnestub, siis ma arvan, ma ei tahaks, et ma ei tahaks sellises kujul või mahus seda teha. Nüüd tulles tagasi minu võib-olla natuke rohkem harrastuses harrastaja juurde, kes võib-olla on alustamas või tahab alustada, siis minu nagu võib-olla soovitus on nagu see, et ära karda seda kehva päeva. Pigem karda seda, et seda ei tulegi. Et kui see ühe korra ära tuleb, sa tunned selle ära ja teed selle trenni ära või selle tegevuse, liigutuse, koosoleku, esinemise, mis iganes, siis see tunne pärast seda kehva on veel parem. Sest hea tegevuse trenni puhul sa tead, mida oodata. Paned tossud jalga, sul on hea tunne, tuleb, mis ta tuleb. Aga kui sul ikkagist jalg on nagu raske või pea on paks või ei koosolekuks ette valmistamata, siis see ärevus on juba niivõrd kõrge, et kas ma üldse saan sellega hakkama. Ja siis minu meelest see tunneb pärast, et ma sain hakkama, võib-olla mitte 10-10, aga kas või 50, 40, see, et ma tegin selle ära, on minu jaoks see teine käivitaja. Et sa nagu naudid seda hea trenni eelset head tunnet ja kui on kehv trenn, siis sa naudid seda, et ma käisin ja tegin ära. Väga head mõttekäigud ja võib-olla siin sellise motivatsiooni või psühholoogi pilgu või vaatenurkast veel lisada või täiendada on ikkagi see, et märgata just, et kui on varasemad kogemusi, et on olnud raske, et tugineda selle või toetuda selle peale, et ma tean, varem on ka olnud seda perioodi, et on olnud raske, aga siis on olnud mingid võtted, mis on aidanud toime tulla. Ja minule meeldib alati läheneda nagu sellisele ka lahenduskesksele ja sellisele võib-olla positiivsemale vaatele, et mitte vaadata seda, et mis on olnud raske, vaid see, et mis on aidanud siis. Et kui olid nagu sellised head hetked või hea periood trennis käia, mis siis oli nagu, mis tegi siis selle võimalikuks, et see keskendud nendele headele näidetele, selle heale perioodile, ma mõtled, mis seal siis oli, mis aitas ja siis oligi see, et ja mul oli tööl võib-olla natuke rahulikum tempo ja siis, või siis ma ei tea, mul ei olnud kuklas mingit sellist konflikti,
konflikti mingite töökaaslastega, mis ma pidin seal ajama, et mis võttis mingit lisapinget või noh, ma arvan, lapsevanematel on see laste kasvatamisega seotud mingi stress ka, et noh, et ma ei ütle, et noh, et ärge lapsi kasvatage, aga noh, et just, et no keskenduda nendel hetkedel, et kui on olnud hästi, mis siis tegi selle võimalikuks, et natukene noh, tekitada endale seda positiivset fooni, et selle pealt tuua seda, kasvatada enda motivatsiooni ka. Minu meelest see on suurepärane mõttekäik. Ma arvan, et see on võib-olla kõige olulisem asi, mis siit üldse võiks nagu meelde jätta. Ma väga samastun, väga resoneerun sellega, et see on nagu hästi elegantselt sõnadesse pandud. Väga äge, tõesti. See on väga tore, et see kõnetab ja ta kõnetab ju osalt seetõttu, et see aju tegelikult toob meile hästi palju neid kriitilisi asju nagunii hästi loomulikult. See enesekriitika on väga normaalne või nagu selles mõttes aju ülesehitus on selline, et see on normaalne ja siis natuke nagu proovida just treenida sinna vastukaaluks seda, et aga kui on asjad hästi, mis siis on? Ja selles mõttes ta võib olla nagu aga kui aidata. Me küsisime oma inimestelt, et mis küsimusi neil on, et siis hästi palju küsiti seda, et kuidas leida motivatsiooni, et kui mul ei olegi seda varasemat kogemust nii nagu või ei meenu, on pikk vahe olnud, et kuidas ma leian endas motivatsiooni? Vot ma vahel mõtlen ka seda, et kas see motivatsioon on ka nagu selline mingi uus mingi, ma ei tea, aarete jahi see element, mida on siin nagu välja tõdnud, et kas mul tõusen üles, kas mul on motivatsioon või ei ole motivatsiooni. Selles mõttes on just see imetlusväärne, just Markus ütleb, et noh, see on distsipliin on see, mis hoiab nendel päevadel, kui motivatsiooni pole. Et ma arvan, seal on mingi mõttekäik taga, aga üldiselt psühholoogias öeldakse ju selle motivatsiooni osas, et mõjutab 3 asja. Me oleme juba 2 öelnud, on üks on siis need teised inimesed ja kuidagi kaasamõtlejad ja see tunne, et ma ei ole üksi. Teine on see selline, kas mul on piisavalt oskusi, et kas ma tunnen ennast piisavalt enesekindlalt, on mul see kompetentselt seda siis tegevust ellu viia ja 3. on siis valikute võimalus. Ja selles mõttes on see Rademari see teemaviide on nii hea, et omas tempos. Et see just, et ma valin ise endale selle enda jaoks selle sobiva. Täna me oleme siin toonud jooksmise näite. Ma ikkagi tahan rõhutada, et see võib olla ka sageli vale arusaam, et inimesed arvavad, et kui peab hakkama aktiivsemalt liigutama, see peab olema igal juhul jooksmine. Et tegelikult on teisi võimalusi veel ja inimesed võivad julgemalt valida erinevaid variante, mida teha, et ei pea noh, et saab leida endale sobiva spordiala ja ma arvan, Eestis on veel tegelikult ruumi. Et minu meelest on ikka väga palju spordialasid, mis on veel välja nagu arendamata või võib-olla harrastamata, võib-olla ma ei tea, aga mulle tundub, et on nagu selliseid erinevaid võtteid, et mis siis, mida saab ikkagi teha ja see just see valikuvabadus, see, et ma võin minna, see valida sobiva trenni, see, et ma saan ise enda jaoks selle aja valida seal, et kõik sellised momendid on nagu ja kui me räägime liikumisest, siis tegelikult ka lihtsalt liikumine võib olla sellises, võib-olla natukese tempokama sammuga jalutamine, et ei peagi olema jooksmine, aga noh, mis mind näiteks selle sama liikumis-challenge'i ajal aitas, et mina ei armasta külma ilmaga jooksmist, et mina ootangi, kui on nagu 15+ kraadi, et noh, nii ongi, mul ei ole lihtsalt seda varustust, on ju, nagu sa aru saad, et talviseks spordialaks, aga just see, et omas tempos ja minule sobib selle liikumine selles valguses nagu rohkem, see loob minus seda head enesetunnet ja ma tean, et ma saan sellega hakkama. Noh, et see on nagu ka see mõõdupuu, on ju, et siis sa saad mängida selle distantsiga, et okei, et täna proovin rohkem samme võtta, on ju, et aga siis ei ole see, et pulss on 200. Ja täitsa ju Maailma Terviseorganisatsioon ikkagi täna toob väga palju esile just seda mitte sportlikku või mitte struktureeritud liikumise tähtsust, et see, et ikkagi kõndida rohkem trepist ja siis ma ei tea, koristada ise, mitte lasta robot-tolmuimejal seda teha, et seda laadi liikumine on ka ikkagi vajalik ja uuringud ütlevad, et noored, kes käivad ka 2 korda nädalas trennis, nad tegelikult ei saa seda oma soovitud liikumist täis, sest et sinna viiakse autoga, tuuakse autoga tagasi kõik sellised asjaolud sinna juurde. Jaa,
aga natuke see on ju, üks asi on see, et kui me saame üle takistustest ja teeme selle otsuse, et nüüd hakkame liikuma, et Markus ka, sina tõid selle lauda natukese, et kas minus on piisavalt seda järjepidevust, kui ma nagu ostan selle jõusaali kaardi, siis ma mõtlen, et nüüd võtan ette ja hakkan tegema ja lähen selle suure hurraaga peale, aga siis ühel hetkel ikkagi heliseb see telefon ja ikkagi lähen ja prioritiseerin selle pereelu või muud argised toimetused nagu selle trenni asemel, et kuidas hoida seda motivatsiooni, et ma ikkagi jõuan sinna, kas see on ka jälle distsipliin või on seal veel mingisugune nõks? No mina pigem kaldun seda arvama, et siinsed kuulajad on inimesed, kellel on mingi kogemus olnud mingis hooajalises, et nad ikkagi on tegelenud mingil perioodil oma elust liikumisharrastusega, nii et siis on varasemalt kogemusi, mida nad on juba teinud ja mis on siis töötanud. Aga ma arvan, et üks selline mõistlik ja ikkagi ratsionaalne lähenemine on see, et valmistada ette, et tuleb tagasilangus. Et valmistada, et ma tean, et ei ole seda motivatsiooni jätku kogu aeg ja et kui tuleb raskeid hetki või et ma tean seda, et vahel see telefon heliseb sellises ebasobival hetkel või segab mingil momendil, siis ma mõtlen, mis on see minu väärtus, mismoodi ma seda, mis on minu see eesmärk sellel hetkel ja ma arvan, seal libastumis ikka tekib seda, et näed, ikka nüüd ei jõudnud trenni, olen natukene pahane enda peale, aga teisalt siis on see ikkagi see ettevalmistamine, ma tean, et võib minna raskeks, mida ma sellisel hetkel teen, mis ma tean, mis mind siis aitab ja selles osas nagu valmistuda ette. Aga nagu jällegi, ma ei tea, Markus, kes on siin nagu üübersportlik ja mina olen see, kes kogu aeg sealt ree pealt maha kukub, on ju, et nagu mulle väga meeldib liikuda, mulle väga meeldib teha erinevaid spordialasid, eriti võib-olla selliseid sotsiaalsemaid natukese, kus on ka sellist fun tegurit nagu rohkem juures. Aga siis on nagu tekib vaata seal, kui sa lähed ka sinna seltskonda on ju, või kuskile rühmatreeningusse, on see siis jooga või on see nagu mingisugune, ma ei tea, body pump või jooksutrenn, et kuidas see teistega võrdlemine ennast nagu mõjutab või seda motivatsiooni nagu mõjutab, et kas see võib olla ka see, mis sind tagasi nagu hoiab, et lähed sinna trenni, body pumpi, kõigil on 5 kilo nagu ühel pool, teisel pool kangi peal ja siis mina nagu lähen selle tühja nagu pulgaga on ju nagu trenni. Diana. Selle motivatsiooni tema lõpetuseks ma alati üritan endalt küsida nendel hetkedel, et miks ma teen seda. Lihtsalt rääkida endaga, et miks ma teen seda. Üldjoontes sama vastust ei tule, alati natukene erinev, aga see kuidagi tuletab jälle meelde, et mingi põhjus pidi olema, et ma selle asja nii-öelda ette võtsin. Ja minu meelest on kümmast okei, kui mingi hetk küsid miks ja sa enam ei taha teha, siis otsustadki, et okei, oli tore, tõmban joone alla, liigun edasi. Aga see teistega võrdlemine või see teemaplokk, see on üks hästi huvitav fenomen minu hinnangul. On see, et kui sa lähed esimest korda trenni, näiteks body pumpi või kuskil jõusaali, siis vähemalt meesterahvastel kipub olema see, et sa võtad suuremad raskused, kui sa tegelikult jaksad. Olen seda ise ka teinud ja ülikooli ajal aastaid tagasi. Ja siis nagu päris hästi tood nagu klikki ära, et kuidas need teised nii palju tugevamad on. Siis nagu käid mõnda aega seal trennis ja siis mingit nagu saad aru, et et see vaev, et näiteks seda kangi nüüd tõsta, et ma pean selleks vaeva nägema päris hea mitu kuud või mitu aastat, et üldse olla sama tugev kui keegi teine. Siis tekib esimene küsimus, et okei, mis ma sellest võrdlusest saan või mis see pakub mulle. Peale selle kehva tunde, ma olen tast nõrgem, ma olen tast kehvem, ma olen aeglasem, ma ei jaksa nii palju ja nii edasi. Ja minu meelest tollel hetkel sa unustad ära selle nüanssi, et sa võib-olla ei küsi endalt kuulata, aga kus kohas ma olin 2 kuud tagasi või 3 kuud tagasi või eelmine trenn või aastaga tagasi. Et üldjoontes, kui sa hakkad mingit hobi harrastama, on vast 2 varianti. Üks on see, et sul on võib-olla mingisugune geneetiline või taust, mis toetab selle hobi kiiret omandamist.
kui sa viid näiteks golfimängi kuskile saalihokit mängima, ta teeb sulle kepi ja kõike, mis on vaja, ta oskab lihtsalt. Või vastupidi, jäähokist saalihokisse, viid korvpalluri jalgpalli mängima, võib-olla nii lihtne pole, korvpallur käsipalli, ikka saad hakkama. Versus see, et sul ei ole ühtegi varasemat kogemust, nagu me ennem ka puudutasime seda teemat, ja sa hakkad 0 punktist. Nüüd on see, et kui me lähme sinuga näiteks kuskile koos, ma ei tea, jõusaali, lähme 3 jõusaali ja ma ei teaks, et te teha mitte midagi, et olete 12 jõusaali külastajat ja pagandate tugevad, ma teist nõrgem. Ega mina ei tea too hetk hinnangut teile andes, kaua te olete teinud seda või mis mahus, kui tõsiselt, mis su eesmärk on. Ma ei tea mitte midagi peale selle, et sa oled minust tugevam. Nii, nüüd me käime võib-olla 2-3 kuud koos trennis seal ja ma ikka panen tähele, et sa oled minust ikka veel tugevam. Noh, siis küsid endalt, huvitav, okei, järjepidev, võib-olla lähen lõpuks küsin, kuule, hei, kaua sa oled teinud seda trenni? Sa ütleb mulle 4 aastat näiteks, ma olen A. Ja minu meelest on nagu see hetk, kus on vaja igal ühel, kes mingi hobi endale ette võtab, endale teadvustada, et see osavus või tugevus või kiirus või vastupidavus, see võtab aega, see võtab kordused, see võtab tunde, kilomeetreid, mis iganes mõõtühikuid. Ja minu meelest too hetk kaob ära nagu see enda võrdlus teistega jääb kuidagi taustaplaanile, et sa õpid tundma rõõmu oma progressist. Ja võt see on see koht, kus mulle on eluaeg meeldinud pigem sport või liikumisharrastused, mis mingis mahus on mõõdetavad. Et kui sa lähed kuskile, ütleme, mingisele fitness või kuskile kulturismivõistlusele, väga palju on silmailu, kes on kohtunik ja nii edasi. Aga kui sa lähed, näiteks jooksed, lähed käid jõusaalis või lähed käid kuskil, kus pandakse midagi käima või mingi mõõtühik on. Ja nüüd, kui ma 2 kuud tagasi jooksin selle näiteks sellise tempoga ja nüüd natuke kiiremini, siis pole vahet, kas see progress on väike või suur, see on areng. Ja minu jaoks on nagu, ja see on nagu teisejärguline küsimus, et kas ma selle arengu raames jõuan lähemale kellelegi teisele. Ehk ma hakkan ennast uuesti nagu võrdlema. Ehk siis enda kontekst võin võtta näite. Kui ma võtan mingisuguse, ma ei tea, jooksuürituse, rahvaspordiürituse, eelmine aasta, ma ei tea, 500, nüüd äkki 50 on ju. Ega ma ju ei tea, kes need 500 enne mind oli, või 50 enne mind. Lähed kuskile teise üritusele, äkki saan 10. Mu esimene küsimus on see, et vaata nimekirja, okei, siit on 4 kõva venda puudu, see on juhuslik, on ju. Ehk siis mina üritan nende jaoks teha võimatuks selle, et ma läheks võrdleks ennast kellegi teisega, sest alati on keegi minust parem. Ja mis ma selle teadmisega teen? Peale selle, et ma tean, kui palju ta on vaeva näinud. Ja minu meelest see hetk, kui sa mõistad seda, et see, et ta sust on parem, tuleb sellest, et ta on rohkem aega sinna pühendanud või panustanud või toimetanud, siis kaob minu jaoks nagu plokk ära. Et nagu, et jaa, ma respekteerin, et see, et sa oled minust kiirem, ma tean, et sa oled tööd teinud, see, et sa oled minust tugevam, sa oled teinud rohkem vaeva. Ja see on võib-olla minu natuke taust mõjutab seda, et ma nagu mõistan seda võib-olla natukene lihtsamalt, aga päeva lõpuks, me oleme Silver, kes siin paremat kätt on, käinud jooksuüritustel palju koos. Mingid kui tema kiirem, võib-olla nüüd on mina natuke kiirem, aga see kuidagi tähend seda, et minu jaoks oleks nagu Silver kehvem jooksukaaslane või nagu treeningpartner või nagu mõttekaaslane, et see on lihtsalt nagu mingi ajahetk. Võib-olla aasta pärast on niimoodi, et Silver on nagu rakett ja ma kuskil longin ja põlvkatki, kes seda teab. Et minu meelest pigem hinda seda hetke, et sa oled üldse selle ette võtnud. Ära võrdles teistega. Ja kui võrdled, siis küsi, miks, mis annab mulle? Mitte midagi. Väga hea mõttekäik. Ma ei täpselt selle võrdlemise lõksu kohta tegelikult ei oska isegi öelda, miks see nii kipub olema, et kas see on nii automaatne, aga teinekord mulle ikkagi just, et see mõttekäik just, et ma võrdlen iseenda varasema versiooniga ja mõnes mõttes ju, et ei tea, kuidas olukorras, mis seisus teised inimesed on, et siis naiste puhul ka ju räägitakse sageli hormonaalsetest tsüklitest, et seal valida, millised treeningkoormused, et see oleks ka kuidagi tasakaalus ja kuidagi kehasõbralik, et selles osas ka pealt näha ju ei ole võimalik öelda, et miks ta sellist trenni täna teeb. Et see on ka, ma arvan, näitab ja kirjeldab seda individuaalsust, et sul ei ole võimalik peale vaatamisega öelda. Ja minu jaoks on tore metafoor selle võrdlemise puhul see, et kui inimesed oleks nagu majad kuskil puiesteel, siis me väga sageli võrdleme iseenda siis tagaaeda teiste esiaedadega.
ja see meil on noh, et me pealtnäha vaata, kui hästi neil kõigil tuleb välja ja see ei ole mitte ainult spordi mõttes, see on ju ka vaimse tervise mõttes, see on selles mõttes üldse, kuidas inimene, ma ei tea, reageerib mingitele olukordadele. Me vaatame, näed nii ilusti klantsitud esiaiad, ise teame, et meil on seal reha kuskil laakil ja muru niitmata ja kõik sellised, et me iseenda kohta teame alati palju rohkem ja oleme enda suhtes kuidagi no sellised, võib-olla mitte nii sõbralikud alati. See on minu meelest jälle suurepärane võrdlus. Iseenda tagumine aeg ja naabri esimene aeg. Jälle hea asi, mis meelde jätta. Jaa, aitäh, tõesti väga palju mõnusaid ja ägedaid mõtteid on siit täna koorunud. Võib-olla lõpetuseks küsin sellist asja nii Elina sinult kui ka Markus sinult, et mis on sinu soovitus, et kui sa saaksid anda ühe soovituse inimesele, kes mõtleb selle liikumise ja tervise peale, et mis oleks sinu soovitus? Ma ei teagi, kas on sellist ühte lihtsat soovitust. Ma arvan, võib-olla on ikkagi see soovitus, et leida keegi sõber, kellega saab rääkida ja kes kuulab. Et ei, noh, kes ei anna kohe nõu, vaid et kes on selline, et kes, noh, et võib-olla võibki minna sõbra juurde öelda, et kuule, mul on ikkagi selline asi, kus mul on vaja lahti rääkida seda mõtet. Ja ma arvan, et inimene, kellel on see valmisolek, et ma tahaksin veidi rohkem liikuda, tal tuleb see enda see motivaator sealt jutu seest välja. Niisugune psühholoogi soovitus, ma ei saa kuidagi seda värseda. Ma arvan, et leia see miks endale ja ole selle miksi suhtes väga aus, kui sa tahad paremas vormis olla, ma ei tea, kaalus olla võtta, mingi eesmärk, mingi distants, mingi mis iganes. Ja siis, kui on nagu raske, siis tuleta meelde, miks sa teed seda. Ja ma usun, et sujub. Ja ma arvan, et liikumine võiks olla nagu mitte nagu tegevus, mille peale sa peaks nagu tohutult aega ja vaeva mõtlema ja kulutama, vaid see võiks olla lihtsalt osa sinu elustiilist. Ja minu meelest see on nagu see, kus see muutub nagu loomulikuks. Et kui sa nagu ära harjud selle mõttega, et ma olen aktiivne inimene, ma võib-olla käin trennist ja midagi kolmandat, midagi neljandat, võib-olla lähen, ma ei tea, tööreisile või lähen puhkama, võtan oma jooksutossud või ma ei tea, treeningretud või oma reketi kaasa, pole vahet. Et minu meelest võib-olla see, et sa annad endale võimalus olla aktiivne, on juba väärt seda pingutust ennast ka. Super. Aga siinkohal aitäh, et kuulasid ja kaasa mõtlesid ja loodan, et leidsid endale ka mõne nagu toreda täiendava mõtte teemal liikumine ja tervis, meie barjäärid ja motivatsiooniallikad või käivitajad. Ja minu poolt soovitus siis peaasi, et liigud ja ikka omas tempos. Juhu!